Nüüd näitame, kuidas luua taimer, mis võimaldab eriti odaval tunnil, kui päikest on üle, tõsta näiteks soojuspumba tarbevee setpointi ja kütte setpointi. Seda juhul, kui soojuspumbal on olemas vastav sisend. Võtame lahti eelnevalt juba eelseadistatud seadme, relee, klikime siia peale, võtame ülevalt taimeri ja antud relee puhul või selle sisendi puhul on meil tähtis, et enamus aega see sisend oleks väljas. Et me aktiveerime selle sisendi või käsu ainult siis, kui meil päriselt on päikest üle ja meil on vaja seda kõrgemat setpointi. Kui me seda kogu aeg teeme, siis muutub meil soojuspump ebaefektiivseks ja kasutegur ei ole parim. Nii, siin valime siis kindlasti, et tavaasend sellel sisendil on väljas. Salvestame. Nii, ja teeme jällegi 24 tunni taimeri, valime terve esmaspäeva ja antud sisendit minu hinnangul ei ole mõtet meil rohkemaks sisse lülitada kui 2 kõige odavamal tunnil. Järgnevaks valime siis, odavad tunnid olid siis 2, järgnevalt valime siis tunnihinna ja lülitame selle sisse siis ainult sel juhul, kui näiteks elektri hind on odavam kui 3 senti. 0,03 eurot. Ja kui meil on akudega süsteem, siis mõistlik on meil esmalt laadida täis akud ja energia ülejäägi korral alles siis aktiveerida see soojuspumba sisend. Paneme siis siia, kontrollime ka akulaetuse taset ja akulaetuse tase rohkem kui näiteks 95%. Ehk siis kõigepealt laetakse aku täis ja kui on aku täis, jätkuvalt tunnihind on piisavalt madal, alles siis lülitatakse soojuspumbal see võimsam käsk sisse. Ja suvisel ajal võime täiendavalt kasutada ka päikest. Võime klikkida siia PV võimsus, panna rohkem kui ja näiteks 2000 vatti. Antud juhul peavad nüüd olema kõik tingimused täidetud, ehk siis kui tunnihind on alla 3 sendi ja aku on laetud täis 95% ning endiselt päike paistab ja meil tuleb päikesest vähemalt 2000 vatti, siis 2 odavamal tunnil me lülitame selle sisendi sisse. Ja valimegi siit siis, et juhtub siis selline asi, et relee lülitub või ütleme siis seade lülitub sisse ja vastasel juhul on siis seade väljas. Nii, ja jällegi aktiveerime selle käsu kõigi 7 päeva peal. Valime siit kõrvalt noolekesest Save for all days. Ja nüüd on meil siis taimer aktiveeritud. Ja siit võime iseenesest ka kohe välja lugeda, et odavaid tunde on meil 2, tunnihind on 3 senti, akulaetus suurem või võrdne 95% ja päikest peab tulema vähemalt 2000 vatti. Ja kui me nüüd soovime muuta, näiteks oletame, et meil on hetkel suvine taimer, nüüd tuleb meil sügis, päike kaob ära, aga me sooviksime siiski jätkuvalt seda sisendit kasutada, siis klikime esmaspäeva peal, võtame siit lihtsalt selle päikeselinnukese eest ära ja salvestame uuesti üle siis kõikide päevade peale. Ja ongi meil siis see päike nii-öelda ära võetud. Ja klikime siia seadme esilehele. Ja antud päeval meil sellise hinnaga või sellist elektri hinda ei ole, nii et seda sisendit praegu sisse ei lülitata. Jällegi saame siia alla kerida, alt saame vaadata rohkem ridu. Siin on meil näha kõikide tundide lülitused ja ka börsihinnad. Ehk siis antud päeval meil vastav hind ei rakendu.